ta on ikkagi nagu väga massiline. Selles mõttes palju meie suunal, eks me peamegi eristama, palju meie suunal neid pettusi tehakse, eks ju. Täna... Mis see tähendab suunal? Läbi Elisa siis nii-öelda? No, läbi Elisa, läbi Telia, läbi kelle iganes, eks ju. Neid on erinevaid lahendusi ja täna ainult pettused ei ole ka kõnes, eks ju. Pettused on veebis, pettused on ka reaalajas nagu või laivis, ütleme selles mõttes, et ma ise nagu liigitaks ka pettuse alla selle, et kui Toivo tuleb sulle, ütleb, et laena mulle 10 tonni, ma toon sulle järgmine kuu 12 tonni tagasi ja siis kaob ära, no see on ka pettus, eks. Aga jätame täna selle teema nagu välja. Kui me räägime just nagu digipettustest, siis üks asi on see, me näeme operaatorina, kui palju neid nii-öelda sisse tuleb, sest me täna juba blokeerime ka tohutult palju. No, me blokeerime paar miljonit kõneüritust kuus, me blokeerime 10 000 sõnumeid kuus ja me just vaatasin, kui me räägime nii-öelda nagu veebi kaitsetest või asjadest, me näeme ainult neid, mida nende klientide puhul, kes ennast täna kaitsevad meie võrgus, siis eelmine kuu oli 20 miljonit nii-öelda pahavaralist lehekülge või pahavaralist linki, mida me blokeerisime. Kui me ise võtame juba kokku, see teeb mingi 25 miljonit, ütleme 20 miljonit rahvli kuus, korrutame selle siin turul 3-ga, paneme natukene juurde, 50 miljonit, 50 kuni 70 miljonit olenevalt kuust, no kui me võtame siin jõulukuu neid meeletu hüppe, eks ju, siis me räägime ilmselt Eesti suunal tuleb 100 miljonit pettust kuus, eks. See on täitsa haige number. See on ropp number. See on tegelikult täitsa ulme number.